Iga reklaam peab olema sihitud teatud sihtgrupile. Muidugi võib reklaame teha ka kõikidele inimestele vanusest 0–100, nii mees kui naine. Aga selline reklaam ei pruugi olla eriti edukas, kuna reklaami keel peab sellisel juhul olema universaalne ja poliitiliselt korrektne ja reklaam lihtsalt ei jää meelde, ei torka silma. Ma käisin hiljuti Kama 3 poolt korraldatud seminaril gümnaasiumi õpilastele, kus võtsime läbi 3 sihtgruppi. Need olid siis seeniorid, tööealised ja lapsed. Iga sihtgrupi juures rääkisime eripäradest ja ka reeglitest, jagasin näpunäiteid, kuidas ühele või teisele vanusegrupile reklaamitekste koostada, mida silmas pidada ja millised võivad olla ohud. Eesti sihtgruppide olukord erineb mõnevõrra maailma üldisest kogemusest tänu nõukogude ajastule. Seetõttu on näiteks erinevus noorte ja pensionäride vahel teinekord päris suur. Samuti andsin iga sihtgrupi puhul ülesande ja kirjutasime selle raames ühele kampaaniale reklaamlause ja selgituse. Seminaril jooksid tiimide reklaamlaused otse seinale ja nii sain anda koheselt tagasisidet, mida ühe või teise lause juures silmas pidada. Aega oli meil küll vähem, aga siiski torkas silma see, et peale tagasiside andmist muutusid tekstid palju paremaks. See oli järjekordne kinnitus minu mõttele, et loov kirjutamine peab olema praktiline loeng. Ma pean ütlema, et noored teevad väga head tööd ja omandavad uusi oskusi hämmastava kiirusega. Ma käsitlen sihtgruppide teemad ka Äripäeva Akadeemia loovkirjutamise kursusel. Nii et kui soovid oma sihtgrupi tunnetust parandada, tule kursusele. Lingi leiad siit samast video juurest. Nii et ootan sind Äripäeva Akadeemia kursusele.